Okei. Tere taas, et räätsedest jah. Räätsedest me oleme ennegi siin Kaitsekodus rääkinud. Aga räätsedega on umbes sama teema, mis jalanõudega, et ei ole niimoodi, et on ainult ühte tüüpi jalanõusid. Ja samamoodi ei ole ka siis ainult ühte tüüpi räätsesid. Et täna meil on ette näidata, et siukse asja tegin ennem. See on ka rääts. Et temaga on nagu veel mugavam sellistes piiratud oludes kõndida, näiteks metsas. Aga samas on ta piisavalt lai, et teie pidavust lumel oluliselt ikkagi paraneda võrreldes jalanõuga. Aga mis sealt pikalt seletada, et teeme ka teise räätsa. Ja täpselt nii nagu see tehakse see teine rääts, tehakse ka esimene rääts, et te saate endale teha mõlemad, esimese ja teise. Meie peame nüüd tegema ainult teise. Et esiteks on teil vaja siis ühte siukest raigast, et see peaks olema siuke võimalikult paenduv puu, et ärge võtke mingit kanget kuusejuurikat, et sellest seda ei teha ei saa, aga siuke paenduv, mis iganes see puu on, paju, lepp, toomingas ja umbes nii pikk on ta praegu kätesiru ulatus. Võtate selle puu ja nüüd on selle räätsa kõige kriitilisem hetk, et kõik muu on lihtne, aga vaat see hetk on nüüd see, et te peate selle saama siukseks reketi kujuliseks. Hakata vaikselt paenutama, nii et siin kui krõpsu kuulete, siis peate minema uue pulga järgi. Vaikselt meelitate. Niimoodi, et te saate need tagumised otsa kokku. No see on, siit on juba näha, et tahab hakata sealt murduma. Aga, ja näete, ots on koos. Ja läks meil väga hästi. Meil on siukene rõngas nüüd. Seda nüüd väga ei tasu siin nüüd. Siit on juba kriitiline. Ja nüüd tuleb see kokku tõmmata. Te olete eelnevalt, kui te olete tark, teil on eelnevalt juba valmis lõigatud paras jupp nööri selleks, et see siit kokku siduda. Mina olen tark ja mul on see nöör olemas. Aga teete jälle siuke risti ja risti siit seote üle, nii et need oleksid kindlalt fikseeritud, et see siit kuskile lendlema ei hakkaks. Ja oma lemmiksõlmega seote selle kokku. Nii. Ja on meil olemas siukene reket või kalajas moodustis, millele tuleb siis peale panna nüüd. Panen kõigepealt pikkipulgad siia peale, mis on ka loogiline. Ja pikkipulgad on meil ka eelnevalt välja mõõdetud. Need siis peaksid ulatama siit tagant siia ette ja natuke üle, et neid saaks kinni siduda. Ja nendest teeme siis ühe ja teise ja kinnitame need siia külge. Ükshaaval. Vaatame, kus ta siit jooksma hakkab, et oksad jällegi on hea, kui need on võimalikult sirged. Et siis on seda sätitamist vähem. Nii. Ja ega siin pikalt siin midagi seletada ei ole aega. Vähem möla, pikem samm. Üks ots on fikseeritud. Nüüd paneme siit eest otsast kinni. Jälle siukene paigas. Nii, nüüd on meil siukene asi. Ja nüüd veel üks. Siit me võime ka teha siukse pookuse. Okei, ja kui on ka see teine pikkipuu paigaldatud, tuleb paigaldada ristipuud, millele siis hakkavad toetuma kand ja varvas. Nüüd nende puhul on oluline see, et see varba osa jääks tsentrist ettepoole. Et kui ta on siin tagapool, kuskile siia panete selle ja siis kanna toetate siia taha, siis juhtub see, et kui te jala tõstate, siis kerkib räätsa tagumine ots ülesse ja esimene kaevub maasse. Ja niimoodi ei ole võimalik kõndida. Võite proovida, aga ei ole. Ühesõnaga, selle räätsa esiotsa siis see
ristipuu, millele hakkab toetuma varvas. ja võtame jälle nööri ja seome selle siia umbes siuksel kaugusel on nagu okei küll. Nii. Ja me paneme selle teise jupi siis ikka. Aga räätsade valmistamine on siuke mõnus meditatiivne tegevus nagu umbes korvi punumine. Et see aitab hästi aega täita ja tulemus võib teile rõõmu teha. Võib ka mitte. See esimene pulk, millele toetub jala varbaosa on paigas, siis loogiliselt see teine tuleb nüüd sellest nii kaugele, et teie jalakand siia peale ulataks. Et kui teil on pisik jalg siis kuskil nii, kui on suur jalg siis nii, et seda saate timmida. Aga noh, ettevaatlikult lõigates saate sellega pärast nööride või pulga kinnitamist parajaks lõigata. Ta liiga lühikeseks ka ei tohi jääda, et siis ta hakkab sealt üle tulema. Et eks ta siuke käsitöö ole ja selline siuke timmimise värk. See räätsad ei ole nii suured nagu mõned teised räätsad, mida me siin varem teinud oleme. Sellel on ka muidugi omad võib-olla miinused, et ta ka samas võib-olla ei kanna nii hästi. Aga eks siin ongi see tasakaalu küsimus. Ja nüüd on meil see rääts siin valmis. Te võite need ripendavad nööriotsad veel ära lõigata, eks neid ei ole siia vaja. Ja siis ei olegi muud, kui tuleb veel leida siuke jupp. No kui te siiamaani tegelikult siukse peenikese nööriga, siis see nöör, millega te selle jala külge seote, on parem, kui ta natuke jämedam, et siis ta ei sooni nii suuresti sisse ja on stabiilsem. Et võib kasutada ka näiteks mingist vanast linast lõigatud teha rihmad või koormarihmadest näiteks. Aga põhimõtteliselt niimoodi ta käib siit see kaare osa eespoolt sisse, jalg läbi ja pealt kinni. Ja niimoodi ongi, et meil on nüüd siis kaks räätsa ehk siis paar räätsu ja selle kohta lugege lähemalt ajakirjast Kaitsekodu ja vaadake ikka meie kanalit ja käige looduses, püsige terved ja tehke endale räätsad.